Meie perel kulub Mida? Ei või? No hakka tegema muuta. Ma ei taha, et see hullub. Tere kõigile! Kuulge tüdrukud. Mul on teile üks... Mida sa teed? Võtan sulle. Nii? Tüdrukud. Mul on teile üks uudis. Mis uudis? Me ei lähe kuu aega mitte ühtegi korda ujuma. Miks? Ja me ei lähe selles kuus mitte ühtegi korda kinno. Ja me ei lähe mitte ühtegi korda Vapianosse pastat sööma. Miks? Ja teate, mida me veel ei tee või? Me lähe mängutuppa. Aga me lähme mere äärde vorste grillima lõkke peal. Me lähme aardejahti tegema. Sellist, kus päriselt peab otsima loodusesse, õue, päris aardeid otsima. Kulda. No ma ei tea. Ja teate, mis me veel teeme või? Ma tean! Noh? Lihasööja Jannes võib meile tuua kisve ja vaatame, mis seal sees on ja ütleme, seal sees on raha. Ja, lihasööja Jannes võib tulla. Me lähme iga nädal, oled valmis, raamatukokku, kus on hästi palju lasteraamatuid. Ja te võite sealt iga nädal võtta kaasa kumbki ühe raamatu. Ja lugeda. Ja lugeda, jah. Teate, mis me veel teeme või? See on üks laud ka, kus saab lugeda. Ja seal on hästi palju raamatuid, see on nagu raamatute paradiis. Ja sealt saab koju laenata selliseid raamatuid, nagu sa ise tahad. Jah. Ja see ongi meil hea mõte. Ja teate, mis me veel teeme? Me paneme elutoas seina peale suure lina. Ja siis me teeme ise popcorni potis. Ja siis me vaatame sealt lina pealt multikaid. Selles kuus me ei kuluta lõbutsemisele üldse raha, aga me lõbutseme täiega. Mis te arvate, kas see on hea mõte? Kogumispäevikus on sellel kuul meelelahutuskuu ja väljakutseks on kulutada meelelahutusele 0 eurot. Ja ma tean, te kõik ütlete nüüd, et kui ma ei kuluta kogemustele ja elamustele, et milleks ma siis üldse elan ja raha teenin, eks ju. Ja muidugi ei tähenda see, et me hakkame nüüd kodus istuma ja igavlema, eks ju. Vaid me proovime väljakutse, eks ju, sõna väljakutse tähendab proovile panekut. Me paneme ennast proovile nii, nagu me panime ennast jaanuaris proovile. Kui jaanuarikuus me proovisime, mõned teist proovisid esimest korda elus 1 kord nädalas ostelda ja see kujunes teile ülimugavaks. Ja e-poest ostlemist proovisime, siis me proovisime erinevaid säästuretsepte ja me lausa poole võrra vähendasime oma toidueelarvet ja ma õppisin selle kohta hästi palju uut. Ja selles kuus me nüüd õpimegi uut. Nii et kui teil on häid ideid, kuidas olete teie oma meelt lahutanud, oma pere meelt lahutanud, kui teil on kodus näiteks, ma ei tea, kinkekaarte, mida te ei ole ära kasutanud, siis see on see kuu, on ju. Et ühesõnaga jagage häid linke, soovitusi, kogemusi, pilte, ideid. Me ei hakka siin, me ei tõmba kirstukaant kinni praegu, eks ju, et oi, hoiame nüüd raha kokku, vaid me proovime just teha rohkem ägedaid asju, kui me tavaliselt teeme. Meie perel kulub meelelahutusele kuus umbes 150–200 eurot ja sinna hulka me loeme ka söömas käimised. Näiteks me käime, on ju, Vapianos pärast tantsutundi tihti, siis me käime Lotte kohvikus oleme käinud, on ju. Need on kõik meelelahutuslikud käigud, sellepärast, et tegelikult saab ju kodus ka sama hästi süüa, aga natuke on tore nagu väljas käia. Siis me käime ujumas 3 korda kuus, iga kord maksab 17 eurot meie perele, ehk siis umbes 50 eurot kuus kulub ujumas käimisele. Siis vahel me käime kinos, aga siis on muidugi popcornid ja igast värgid, eks ju. Mängutoad, see mängutoas käik üksi on juba mingisugune 15 eurot. Siis mõnikord me käime täiskasvanud ka kontserdil ja kinos ja selles kuus on tegelikult ka Jazz Cargo, mul on juba piletid ostetud. Aga see ei ole praegu primaarne, primaarne on kogeda uut ja proovida senised kulutused kõik 1 kuuks nulli viia. Kui see kuu läbi on, siis meil peaks olema 150–200 eurot taskus ja hullud palju uusi ägedaid elamusi. Kas teeme ära või? Patsu!